Tervist! Täna on 20. jaanuar aasta 2014. Mina olen Markus Dmitri. Mina olen Kris Kaus. Ja me õpime Räpina Aianduskooli maastikuehituse kursuse esimesel kursusel. Nii. Räpina Aianduskool on lükanud käima uue ja tohutult ägeda projekti, mis on suunatud noortele. Selle nimi on Sõbrapäeva tomati projekt ehk Räpina Aianduskoolis öeldes lihtsalt Sõbrapäeva tomat. Selleks, et seda tutvustada, me peame liikuma kasvuhoonesse. Nii, lõpuks jõudsime kasvuhoonesse, vaatasime, et vaenlikud juba usinasti teevad tööd siin. Mõtlesime, et me proovime ka, et ei saa ju nii raske ometi olla. Mõtlesime, et proovime. Aga alustame. Alati tuleb algul lõigata kott lahti, risti, lõikes. Järgmiseks tuleb kontrollida, kas sellest kasvuturvasest on võimalik teha pallikesi. Kui ei ole võimalik teha pallikesi, tuleb seda niisutada, aga mitte liiga palju. Pall. Nii. Järgmine käik on täita kasseti kõik augud ilusti. Kindlasti tuleb hoolikalt üle vaadata ka nurgad, sest nurgad kipuvad alati jääma tühjaks. Nii. Mis kontrollida see mõttes. Nii, ja nagu näha, ongi siit nurgad tühjaks jäänud. Nii. Minul küll seda professionaalset pilku ei ole, aga minu arust on väga tipp-topp. Nüüd tuleb teha poole sentimeetri sügavused augukesed nendega, et saaks seemed külvata. Seemnete külvamiseks me võtame külviku. Külviku tuleb alati enne kontrollida, et siin poleks sellised võõrad seemned sees, et muidu võite tomati asemel tulla näiteks kapsas või kaalikas või et see ei oleks tore. Ühes pakis on orienteeruvalt 60 seemet. Ja siin on 112 auku ja tegelikult paneme 2 pakki sisse. Nii. Korras. Tegu on siis sellise lihtsa käsikülvikuga, et sees võib siis igasuguste seemnete külvamisega. Herdi ja uaseemneid loomulikult sellega külvama ei hakka, aga sellised põhiköögiviljade seemned saab siis külvata siin kapsaseemneid, reidiseseemneid, kaalikaseemneid, tomatiseemnete. Äkki saaksite näidata mulle korraks? Nii, jaa. Aga missuguse nipiga see üldse töötab? Nii, jaa, siin sellel külvikul on 2 osa. Kui me võtame selle külviku ilusti lahti, siis näete, et üks osa on selline osa, kus on siis reguleeritav pilu sees. Ja teine osa on siis selline otsikuga osa, siit otsikust tulevad siis paraja reguleerimise tagajärjel ilusti seemned täpselt sellises vahemikus välja, nagu me soovime. Näete siin seda reguleerimisava saame siis niimoodi keerata. Et saab panna kas niimoodi, et nagu ühe kaupa? Jaa, saame panna ka niimoodi, et tuleks ühe kaupa, saame panna ka niimoodi, et tuleks mitme kaupa. Selle külviku kalibreerimise või täpse ava suuruse mõõtmist tuleb harjutada. Siin koolis me sellepärast olemegi, et harjutada erinevaid tegevusi. Kui me kohe päris täpselt nüüd ei suuda kalibreerida niimoodi, et tuleks täpselt üks seeme välja nii, nagu me tahame, siis me võime ilusti siia käe peale kõigepealt need seemnekesed puistada. Ja näete, siit saame siis halides väikese
pulgakese ilusti suunata iga seemne ühekaupa kassetipessa. nii. Ja siis põhimõtteliselt ongi lihtne, et ükshaaval kõik sisse. Nii. Aenikutöös peavad alati kindlad käes. Ma ei tea küll miks, aga targemad ütlesid. Kui seemned on külvatud, siis külvima võime katta kas selle sama külvisubstraadiga või võime kasutada vermikuliiti. Lõpuks saime hakkama selle ajaga, millega meie saime valmis, teistel juba kolmandad käsid. Noh, me ei ole päris aedlik ka, aga me anname endast parima. Me mõtlesime, et ongi valmis, aga targemad ütlesid meile, et ei ole. Et tuleb veel katta vermikuliidiga. Siis uurisime, mis asi see vermikuliit on, et esimest korda kuuleme sükest sõna. Ja öeldi, et vermikuliit on süke ollus asi, mis sisaldab rauda ja magneesiumi ja on taimehaiguste vaba. Ja tomatiseemned vajavad siis idanemiseks katet, selle katamegi neid vermikuliidiga. Vermikuliit on täiesti looduslik aine. Vermikuliiti saab kasutada ka maheviljeluses. Vermikuliiti võib segada juurde ka taimede kasvu substraadile, et seda turbasubstraati võib võtta 2 osa ja siis vermikuliiti 1 osa ja taimede juured saavad kasvada ilusti õhulises keskkonnas. Katame ära siis. Nii, ja ma arvan, et nüüd vermikuliitist juba aitab suuna oma kõrnast üle, et mitte seemneid koha pealt ära liigutada. Ja siit siis tulevad nädala pärast tomatid. Ja silt nüüd ka teada saada, mis taime me oleme külvanud ja kuna me oleme külvanud, selleks tuleb kirjutada silt. Nii, see oli siis... Sildi peale kirjutatakse Vilma. Taime ladinakeelne nimi, Lycopersicum esculentum ja sinna kirjutatakse alla ka selle liigi sort. Sort oli Vilma. Ma tegin seda südamest ja kogu hingega kirjutasin siia Lycopersicum esculentum. Aga võtke näpust jälle, 3. kord juba täna, kirjutasin valele poole, valepidi, sest see alumine osa pidavat mulda minema ja ei ole korralikult näha seda ja ei pidavat ka ära mahtuma. Nii et teeme aga uuesti. Ja saigi juba valmis. Ja see on nüüd see korralikum versioon siis. Nii. Nädala aja pärast saame juba oma tehtud tomatid süüa. Siin on meil tegemist külviruumiga. Külviruum on ruum, kus on loodud taimede kasvuks ideaalsed tingimused. Tomat vajab 20-25 kraadi sooja ja alguses seda valgust väga ei vaja. Kohtumiseni idulehtede faasis. Ehk siis umbes nädala pärast.